2010, kui ma tulen 1. septembril kooli, 1. september ei olnud mulle üldse hirmus. Ma teadsin, et mul on sõbranna Aliise ees, ja ma ootasin teda pingis, esipingis, ma mäletan. Ja siis tuleb mu kõrvale naine, kellegi ema ja küsib, et kas see koht on vaba mu kõrval, ja ma vastasin hästi kurjalt ei. Ja see oli minu praeguse pinginaabri Kadri ema. Aga 1. september, mida ma veel mäletan, oli, et ma sain mingi pika mehega, kõndisin avaaktusele, aga ma kartsin nagu teda vist kõige rohkem sealt, kui üldse nagu muud. No muidugi ma mäletan kõike leisikõnet ja igasuguseid selliseid asju. Ja õpetaja tundus väga-väga armas. Ma teadsin, et ta on Liisiga tuttav, seega see tundus veel eriti, tundus siukse helde õpetajana, see oli siis Kristiina Kangro. Algklassidest mäletan ma põhiliselt palli ja erinevaid intsidente meie endise klassijuhataja Karusega. Muidu käisime me ka ekskursioonidel, saime alatihti märkuseid, muidugi puudunud ka klasside raamad, aga kes neid enam ikka mäletab. Iga-aastane traditsioon oli käia siis kevade lõpus Varbalas piknikul, aga meie klassi vaieldamatult lemmik tegevus oli meie klassivenna Ako juures maal Türil käimine, kus me saime ujuda, telkida, grillida, niisama jutustada. Juba algklassidest saadik oleme käinud erinevatel ekskursioonidel just Eestis. Kuna Lütseum on selline kultuurilembeline kool, siis oleme väga mitu korda käinud ka erinevates Tallinna muuseumites. Näiteks Tallinna linnamuuseumis mitu korda, Vabamuus, Meremuuseumis ja kindlasti ka Kumus. Lisaks sellele oleme mitu korda käinud ka Riigikogus. Teatris oleme klassiga päris palju käinud. Viimati käisime näiteks Vene teatris, kus saime vaadata lavatagust elu ja natuke ka oma vene keelt praktiseerida. Meil korraldati algklassides olümpiapäevi, millest meil oli rõõm osa võtta 2, ehk siis me saime osa võtta 2. ja 4. klassis. Ma mäletan esimest olümpiapäeva väga hästi. Ma ei tahtnud ühestki alast ka osa võtta. Mind lõpuks pandi mingi koti jooksule midagi. Ja õnneks, minu õnneks ma suutsin päeva alguses oma põlve marraskele kukkuda, seega ma ei pidanudki võistlema ja kusjuures täpselt sama asi juhtus ka 4. klassis. Kuid 6. klassis, kui me saime siis kehalise kasvataja õpetajaid aidata ja siis ka väikese maja õpilastele kaasa elada, siis ma tundsin end küll päris suurena juba. No 5. klassis oli meil Sonaga kalatutalt gümnasistide poolt korraldatud. Jah, me otsustasime mingisuguse pundi kokku panna ja esitasime siis Keisha ja Pitbulli Timberit. See ettevalmistustöö oli ka päris korralik, ma mäletan, me saime peale tunde kokku, me harjutasime, proovisime. No, ma arvan, et täiesti tore asi tuli kokku, et natuke mõned aastad tagasi oli natuke piinlik seda tagasi vaadata, aga praegu on päris tore meenutada, millega me hakkama saime. No ma mäletan väga hästi, et meil on olnud kooli ajal väga palju erinevaid üritusi nii põhikoolis kui gümnaasiumis. Näiteks siis gümnaasiumis jõulupidudel 10. klassis me siis otsustasime, et me teeme näidendi asemel tantsu, mis oli väga äge. Ja 12. poisid tegid filmi saunas käimisest, sest meie klassil on saunaga väga soojad suhted. Davai poisid viiekas, kes jookseb ära sealt välja, Lämme! Mida? Ei!
Kuulge, kurat, igav hakkab vist. Lähme sauna äkki. Hakkab jah, lähme. Küll ma hakkab nagu. Ei ole vait. Liigu. Ja siis näiteks emakeelepäevad on põhikoolist hästi meeles, kuidas me oleme osalenud erinevates viktoriinides ja joonistusvõistlustel selle päeva raames ja siis seal oleme ka teinud erinevaid näidendeid. Ma mäletan, kuidas äkki see oli 8. klassis, kui ma pidin kassi mängima ja õpetaja Reier oli siis perenaine. Ma sisu üldse ei mäleta, aga ma lihtsalt mäletan, et mul oli väga kandev roll selles. Ja siis on olnud ka meil muidugi stiilipäevad, kust me oleme osa võtnud ja mis on olnud erinevate tegevustega siis koolipäevadel, mis on olnud erinevad siis tavalistest päevadest. Ja siis oleme ka klassiõhtuid korraldanud erinevaid ja alati siis traditsioon on olnud ka 24. veebruaril hommikuti käia Pika Hermanni torni Eesti lippu heiskama. Klassiga me tegime hästi palju mingi muusikavideosid, sest seal oli kõige eredamat on meeles, kus me tegime 6. klassis Queen'i järgi. Ja seal pidin mina teeskama naist, mis oli väga huvitav, sest ma sain esimest korda meiki proovida. Ja siis ma sellest päeval on alati mõelnud, et kuidas saavad naised olla huulepulgaga. I want to break free. I want to break free. God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. This time I know it's for real. Kas te mäletate midagi sellisest videost nagu Slaavit versus Naik? Nikita või seal peategelane? Kui õpetaja raad. 7. Kas see oli see, kus tal oli see püstel, mis see oli päris lõbus, ma mäletan filmina. Miks sa lolluks lahti lähed? Kibi ees, ma teen ise selle lahti. What is this? Nike no good. We don't like it. Kas te olete käinud kunagi klassiga välismaal? Peterisse pidin minema, aga see ei ära. See 8. klassis Londoni riis. Me pidime jurma. See ei ka ära. Õpetaja Herbert Pinker viis meid Pariisi. Me läksime paralleelisid eraldi. See oli 9. klass, kevad. Kõik oli väga lõbus, väga palju soovimenestusi. Päevad nägid üldiselt välja sellised, et meil olid kultuurireisid mingitesse muuseumitesse või siis mingitesse teistesse kohtadesse. Õhtud olid tavaliselt vabad, sõltus jällegi päevast. Ja siis magasime soliidselt umbes 4-6 tundi ja siis ärkasime jällegi donki äratuse peale. See kõlas umbes nii. Ühe kujuriiduse katsuda. Ta oli ta koju, me kõik katsusime. Päriselt oli huvitav siis, kui me üks päev sõitsime metrooga koju ja siis me mõtlesime osade poistega, et läheks paar peatust varem maha ja sõidaks elektritõuksidega sealt koju. Siis me tulime kogemata ühes kriminaalses linnaosas metroo pealt maha ja siis me saime suht kiiresti aru, et midagi natuke nihu. Meile pakuti salasigaretti ja igal pool olid aknad kinni lautatud ja kodutud ja siis me hakkasime niimoodi turistidena häält tipa-tapa kõndima, õnneks keegi meid maha ei jooksnud, aga natuke hirmus oli küll. Kaasõpilane Daniil otsustas, et ta läheb nüüd 4. päeva lõpuks duši alla ja siis juhtus niimoodi, et Daniil ei ole vist varem duši all käinud ja ma ei ole kindel, kuidas see võimalik on. Ja kõigepealt võttis kardina teisel poole seda serva duši alt. Nii et kogu vesi, mis tuli sinna kardina peale, siis ta tuli meile tuppa ja meil juhtus väike veeuputus. Okei, nii Daniili esimene seiklus
nagu te näete, on meie tuba üle ujutatud. Daniil, soovite kommenteerida? Ei, käisin lihtsalt pissul, jaa, me kõik käime. Ei, dušis käisin. Ikka päris palju pissul. 9. klassi lõpetamist ma ootasin väga, sest ikka põhikooli lõpp ja need eksamid tundusid ikka nagu väga rasked. Aga mul ei olnud erilist kurba tunnet, kui ma seal aktusel olin, sest ikkagi enamik meie klassikaaslasi jäi ka gümnaasiumisse. Aga seal aktuses ma lihtsalt tundsin, et ma olen juba väga suur ja kuigi tagasi vaadates ma olen ikka päris väike ja ma tunnen ennast praegugi väga väiksena. Mina tulin Lütseumisse 10. klassist ja meie klassi nägin esimest korda Hirvepargis, kui õpetaja Reier korraldas meile kokkutuleku nii-öelda, et me saaksime omavahel sõbruneda ja tuttavaks saada. Minu esimene mulje klassist oli selline, et kõik on liiga targad ja ägedad ja et ma ei sobi siia klassi. Ma väga suurt sellest midagi ei mäleta, aga ma mäletan, et ma haakusin Merili külge, seepärast oli ka uus ja siis ma mõtlesin, okei, oleme koos uued ja ärme kumbki midagi tea. Ma arvan, et alguses oli mul natukene, ma olin ise hästi tagasihoidlik ja nagu Anna sõnul, kes oli mu pinginaaber, on siiani. Tema ütles, et ma ei rääkinud esimene kuu aega üldse, mida ma ise ei mäleta. Aga ma arvan, et Retsi pidu tõi ja nagu kogu see Rets tõi nagu klassi hästi ühtlaseks või ühiseks ja nagu see aitas sulanduda. Ma tundsin, et klass võttis mind omaks juba siis, kui üks klassiõde kirjutas mulle enne kohtumist, kus ma soovin tema pinginaaber olla. Siis ma tundsin juba, et mind tahetakse selle klassi. Kuidas sa võrdleksid oma eelmist kooli Lütseumiga? Ma käisin ennem Merivälja koolis. Lütseum Merivälja kooli kõrval on rohkem, Lütseumi õpilastel on rohkem õpihimu. Lütseumi personal on õpetajad, on valmis õpetama ja tahavad, et lapsed saaksid asjad selgeks. Ja valitseb kord, mitte kaos ja segadus. No meile öeldi, et Rets ei toimu, ikkagi toimus. Me keegi uskunud, et see ei toimu, siis klassi ja ütlesid, et Rets toimub. Ja siis meid Retsiti. Kaspar? Ma mäletan väga hästi, et ühel hommikul lihtsalt järsku vaatasin, et projektori küljes on kroon, mis tähendas seda, et meie jumalad, meist 2 aastat vanemad on siis nii-öelda aadelkond, kuningad ja kuningannad ja meie oleme siis lihtsad ja labased talupojad. Minul oli hästi äge ülesanne, ma pidin ühe korra võimlas vahetunnis tegema joonejooksu. Meil oli teatejooks, kus pidi panema endale sibula apelsini tüki suhu ja siis käpukil jooksma üle muru, kuni teiseni ei saanud talle suu kaudu edasi need asjad. Mina olin mingi esimene või teine, nii et mul olid need nagu normaalsed tükid, aga kõige lõpuks nad olid nagu selliseks sibula apelsini ila pudruks saanud, nii et viimased öökisid seal ja sai tehtud. Retsi tantsude kuraator või koordinaator oli meil siis klassiõde Miia-Maris Praks. Tema ühtlasi oli ka see inimene, kes mõtles välja meie jõulupeo Retsi tantsu nii-öelda, või jõulupeo tantsu. Ma ütleks, et see läks väga hästi. Kes lõpuks Retsi võttis? Ma ei tea, ma pole nii oluline, aga mitte meie vist. Me ütlesime midagi kindlalt, me ei tea. Seal võis olla mingi sääkerdamine. Ma arvan, et distantsõppe nagu isiklikus plaanis mõjutas igaüht erinevalt, aga nagu kui endast rääkida, siis ma arvan, et ta jättis ikka mingisuguse jälje maha, aga samas kui nagu tahtsid distantsõppe ajal õppida, siis ikka sai seda teha ja ma ei usu, et see jättis nüüd nagu nii suure mingisuguse märgi maha. Kui meil ei oleks distantsõpet olnud, ma arvan, et meie klass oleks nagu veelgi ühtlasem ja nagu oleks olnud võimalus teha rohkem asju koos, näiteks Peterburi reis, mida me kõik pikisilmi ootasime, aga kahjuks see ei jää. Ma arvan, et distantsõppe oli selles mõttes kindlasti lihtsam, et ei pidanud end kooli vedama, aga tegelikult oli küll nagu vahepeal kurb, et ei saanud klassiga koos olla ja nautida aega. Distantsõppel me tegelikult vist paar korda käisime teatris ja siis käisime uisutamas ka kehalise tundidest, et see oli tore, et me saime ikkagi nagu õues kokku.
ja saime natuke suhelda. Idee teha filmi tuli sellepärast, et meil oli vaja teha gümnaasiumi lõputöö ja siis me otsustasime, algul me otsustasime niimoodi, et Nikita teeb filmi ja mina teen muusika, aga pärast me ühendasime jõud ja tegime üldse koos telefilmi ja tuli päris hea, soovitan vaadata kõigil. Film räägib siis 4 noorest, kes läksid päevasele seiklusele ja keset päeva juhtus väike äpardus ja lõpus see kõik laheneb. See on selline draama, mõnus olemine. Me esitasime selle Just filmi noorfilmitegija stipendiumi konkursile ja kuna meil läks seal hästi ja me võitsime auhinna, siis meil anti võimalus Just filmi valikus näidata seda kinos. No ma ütleks küll, et meil on nagu väga kokkuhoidev klass ja kõik aitavad üksteist. Et nii palju, kui me saime gümnaasiumi jooksul koolis käia, oli küll seda tunnet, et keegi kuidagi mingitel hetkedel üksi ei ole. Ja tundides on ka, üldiselt on väga hea selline õppimise meeleolu, aga ma arvan, et see, et oleks lõbus ja et vahepeal on mingisuguseid nii-öelda väikseid segavaid faktoreid, et see toob ka sellist rõõmu ja särtsu juurde koolipäeva. Ma arvan, et õppimine meie klassis, see on üpriski motiveeriv võib-olla. Samas ma ei tunne, et ma pööraks tähelepanu sellele konkurentsile. Üksteisega tööde jagamine ja üksteise aitamine kas või vahetunnis on nagu väga hea. Meie klassi ühine matkaarmastus sai alguse 8. klassis, kui me käisime kanuumatkal. Hiljem oleme käinud ka veel parvematkal ning mitu korda ka suusatamas Viljärvel. Ja hästi palju oleme käinud ka jalgsimatkadel nii suvel kui ka talvel erinevates rabades, mis on Tallinnast kaugemal kui ka linna sees. Meie talvetraditsioon on käia Kõrvamaal matkal. Meie esimene kord oli 7. klassis, kus me käisime 8 kilomeetrit. Eelmise aasta matk oli siis kõige meeleolukam, võib öelda. Lõpus oli tuubitamine, kus julgemad said ennast proovile panna koos oma sõpradega. No viimasel aastal, nagu ikka kõik teevad, on see, et viisime esimest klassi aktusele ja see oli lihtsalt nunnu ja tore, ei meelde. Minu jaoks tegi avaaktuse eriliseks võib-olla see, et kui me pidime minema siis neid esimese klassi lapsi käe kõrvale võtma, siis täiesti juhuslikult sattus mulle siis minu vana klassivenna õde. Ainult minu esimese klassi laps hakkas nutma ja ta keeldus püsti tõusmast, kui me läksime ära ja ütles, et ta tahab emme juurde minna. Ja siis ma mõtlesin, et väga kahju, et ta kardab mind või üldse seda kooli. Retsi ettevalmistused hakkasid tegelikult juba päris varakult suve lõpus, sellepärast et esiteks me kartsime, et tuleb uus koroonalaine ja teiseks piirasid meid ka Lütseum 100 kontserdi ettevalmistused. No mina hakkasin Retsi ette valmistama nagu juunis, kui ma sain pooled juba nimekirjad kätte. Siis ma vist lõin selle korraldustiimi ja siis läks 2 kuud mööda ja siis inimesed olid nagu, et appi, Rets on kohe ja siis hakati augustis sellega tegelema. Rebastega minu teada keegi otseselt tuttav veel ei olnud, aga me saime tuttavaks 3. septembril, kui toimus traditsiooniline Hirve pargiskäik. Meie lennuolev või üleüldse meie koolil on omane sellised asjad nagu Hirve tiksud, mis seisnevad selles, et grupp inimesi tuleb kokku, veedavad aega, räägivad, teevad tutvust, teevad sobitust, tekivad juba mingid esimesed tead, ma sellest parem ei räägi.
Rebaseid said seekord oma jumalad teada väga huvitaval moel. 10. septembril saatsime nad bastioni käikudesse, kus neil toimus siis väike nii-öelda aarete jaht ja mille lõpus nad said siis oma jumala teada. No algas traditsioonilise kogunemisega Hirvepargis vist juba mingi kell 6 hommikul, kui päike on isegi veel väljas, siis me tulime autokolonniga sealt Adamsoni pargi juurest. Ja siis tegime ringmänge natuke, tegime kõiki traditsioonilisi, millest me juba enne rääkisime, teatejooksud nii, siis läksime tagasi kooli. Koolis oli takistusrada pandud kooli peale, mida rebased pidid järgima, kui nad ühest tunnist teise läksid. Päeval riietasime nad loomadeks, kuna meie retsi teema oli mumba. Ja siis peale kooli läksime vanalinna linnaretsile. Linnaretsi jaoks olime neile ette valmistanud bingo, mille jooksul nad pidid siis suhtlema erinevate inimestega tänavalt, näiteks laulma, tegema mumba rituaali või tantsima. Õhtul tulime kooli tagasi ja siis mängisime rooside sõda ja erinevaid teisi seltskonnamänge ning lõpus esitasid mõlemad 10. klassid oma tantsu. Pärast võitja väljakuulutamist läksime korvpalliplatsile ning rebased andsid meile vande. No õnneks 12. klassis saime me korralikult koolis käia, ei olnud distantsõpet, aga ma arvan, et 12. olime me kõik juba nii suureks saanud, et kõik otsustasid ise, millal mida teevad ja oli rohkem puudumisi ka. See 11. vist, mis koormus saamata jäi, tuli 12. Ja siis vahepeal oli küll siuke väga väsinud ja raske ja siuke, et ei taha enam ja ei jaksa enam ja aitab küll. Aga ma tunnen samas, et 12. minu ajaks oli erinev selle, et sain inimestega nagu palju lähedasemaks kui 11. Mis oli hästi positiivne oli see, et me saime rohkem asju teha arvutis ja kuidagi mugavamalt ja kompaktsemalt ja kõik nagu mulle vähemalt tundub, et me tegime nagu enda jaoks. Litseumi 100. sünnipäeva raames toimus spordipäev, mida korraldas meie klasside Maria ja see oli ta uurimustöö siis ja mina sain ka talle abiks olla kohtunikuks. Jah, meie spordipäev seisnes siis selles, et gümnaasiumi erinevad klassid võtsid mõõtu. Minu mäletamist mööda 12A võitis kõik alad peale korvpalli. No eks me olegi selline pentsik klass. Litseumi 100. sünnipäeva raames toimus spordipäev, mida korraldas meie klasside Maria ja see oli ta uurimustöö siis ja mina sain ka talle abiks olla kohtunikuks. Jah, meie spordipäev seisnes siis selles, et gümnaasiumi erinevad klassid võtsid mõõtu. Minu mäletamist mööda 12A võitis kõik alad peale korvpalli. No eks me olegi selline pentsik klass. Jah, lisaks sellele spordipäevale toimus siis õpilaste ja vilistlaste vaheline jalgpallimatš, kus mina sain kohtunik olla. Lõpuks vilistlased võitsid minu mäletamist mööda, aga ma ei mäleta kui palju. See oli päris tore kogemus, seal oli üpriski palju pealtvaatajaid ja isegi kommentaator oli. Kusjuures ma arvan, et meil on üpriski sportlik klass või kui vaadata viimase spordipäeva tulemusi, et kui me väga palju alasid võitsime. Meil on väga palju selliseid tugevaid jooksjaid, pluss tegelikult võrkpallis me oleme ka üpriski head. Ja eriti kui on 2 klassi koos, kui on mingi lennuvärk, siis eriti hea. No see oli meie esimene pall, eks ole, sest et 2 aastat kõik gümnaasiumi pallid jäid ära. Nii et täpselt see aeg, kui meil on gümnaasiumis, me ei saanud ühelgi gümnaasiumi pallil käia. Tegelikult see oli meie teine gümnaasiumi Litseumi kevadpall. Esimene oli Zoomis. Zoomi meil oli ka. Zoomi pall oli ka tegelikult. Palli teema oli pannkoogi ja veski, ehk siis Mulan de la Galette, nagu see Renoiri maal. Tegelikult oli ka neid, kes olid teemast kinni hoidnud, aga enamasti kõik olid lihtsalt oma parimad ülikonnad ja kleidid selga pannud. Oli ka paari franki näha. Aga ikkagi kõik olid väga ilusad.
11-nikud olid saalina käimust ära kaunistanud, catering oli suurepärane, väga maitsev. Aga jah, härra Richard Samariiter oli siis must kunstnik, kes tegi vahepeal väga kontroversiaalseid ja kentsak ja pentsikuid nälju. Osadele läks väga peale, aga õpetajad vaatasid natuke kuldviprast. Teine üllatus esineja samas oli hoopiski meie Kristiina Siig, kes tegi meile flaami tantse, erinevaid seltskonnatantse, mis kukkusid kõik väga hästi välja ja mis läksid ilmselt kõigile peale. Ja see kabaree show, mida meie siis nüüd nägime, oli selline, et nii mõnigi õpilane sai tunda väga heal moel tõelist kabaree loomust. Milline nägi välja viimane koolipäev? No esiteks olid meil 2 tundi, millest esimene oli ajalootund, kus meil oli kontrolltöö ja teine oli siis vene keel. Ja ma ütleks, et vene keele tund oli üsna emotsionaalne, sest et õpetaja isegi korra vähemalt meie grupis pidi klassist välja minema, sest ta ei suutnud oma pisaraid tagasi hoida. Viimases klassijuhatajatunnis meil siis klassijuhataja andis 7 nõuannet eluks ja need olid inspireeritud siis mütoloogiast, kuna ta ise on ka meil mütoloogiaõpetaja. No aktus, ma arvan, oli kõige nuttu rohkem sellest päevast, sest et kui ma istusin aktusel ja esimene klass laulis, siis ma vaatasin korra saalis ringi ja ma vaatasin, et kõrval inimesed nutavad üle vahekäigu, paralleelikad nutsid, nii et pärast aktust nutsid kõik. Nii et see oli, ma arvan, nagu kõige paremini meelde jääb sellest päevast. Meie esimese klassi lapsed kinkisid meile kaardid, see oli väga nunnu. Ja siis ma läksin pannikookki sööma. Minul oli rahuloletunne, sest et lõpuks ometi on siuke tunne, et saab kõik läbi. Sest kuna ma olen aasta aega rohkem kõike teinud, siis ma olen nii väsinud kogu sellest koolist ja õppimisest ja töö tegemisest ja siis oli siuke kivi langes südamet. No tutipäeva alguses siis me riietusime kõik ümber lasteks ja siis hakkasime klassides ringi jooksma. Esiteks läksime siis 10. klassidesse, kus me näitasime retsivideot, mille Raili oli siin tublisti valmis meisterdanud. Ja siis pärast jooksime teistes klassides ringi, möllasime ja lõbustasime teisi kooliõpilasi. Issand jumal, mulle meeldis nii väga, kui poisid võtsid mingisuguse pingiga ja siis viisid selle klassisse. See oli päris hull, mis Deko klassis toimus. Mingi töövihikud, keegi tallus töövihikute peal. Ja siis pärast läksime korvpalliplatsile ja tegime ühispilti lennuga. Ja mõned, kes tahtsid, said seal väikestega võidu joosta, sest et mingil klassil oli seal kehalise kasvatuse tund. Mis mul veel meelde jäi, oli see, kuidas keegi, ma ei tea, kes see süüdlane oli, aga keegi tõi sööklast suure piima selle automaadi. Nii et see oli ka meil klassis mingi hetk. Meie viimasel aastal siin koolis oli meil suur au osa saada Lütseum 100 üritustest. Lisaks spordipäevale oli kõige suurem üritus kontsert, kus esinesid kooli laulu- ja tantsukoosseisud ning ka mitmed vilistlased. Õhtul toimus vilistlas kokkutulek, kus meie lend sai kogu üritust korraldada. See oli päris uhke tunne tegelikult ja vaadata just vilistlasi ja mõelda, et paari aasta pärast oleme ka meie nende rollis.